Tere hommikust, Raadio 2 spordiuudistega eetris Oleg ja Igor. Käsipallist Eesti käsipallimeistrivõistluse teine finaalmäng kujunes ootamatult ühepoolseks. Tiitlikaitse Põlva Serviti ei andnud külla sõitnud HC Kehrale võimaluse poegagi ning pani oma üleoleku maksma numbritega 36 jagatud 19-ga. Jalgpallimeistriliigasse kuuluva FC Viljandi meeskonna mängija Jan Kekishev kritiseeris enne homset mängu Tallinna Floraga viimase suhtumist tütarklubisse. Alustuseks võiks väga välja rebitud kontekstis tsiteerida legendaarset laulumeest Koit Toomet. Ei hooli. Pahatihti just selline sõnapaar kangestab silme ees, kui mõelda meie emaklubi suhtumise peale meisse. Jäähokist ka. Jäähoki maailmameistrivõistluste alustati eile pärast alagruppturniiri lõppu väljalangemisturniiri mängudega. Sloveenia, Läti, Valgevene ja Austria peavad selgitama 2 meeskonda, kes kukuvad tulevaks hooajaks aste madalamale ja ennast pani raskesse seisu Läti koondis, kes jäi 2 jagatud 5-ga alla Sloveeniale. Samal ajal sai kindla võidu Valgevene, kes alistas 7 jagatud 2-ga Austria. Seega seisab lätlastel laupäeval ees tõehetk, kui vastamisi tuleb minna Valgevenega. Ning veits vibu laskmisest. MK-etapi Poretšis sai Anneli Preimann 95 osaleja seas 17. ja Reena Pärnat 57. koha vibu laskmises. Jäähokist veel. Jäähokiliigas NHL alistas Tampa Bay Lightning play-offi teises ringis koduväljakul 5 jagatud 3-ga Washington Capitalsi ning pääses mängudega 4 jagatud 0-ga järgmisesse ringi. Kolumbiast pärit popstar Shakira katkestas kolmapäeval korraks oma live esinemise Milanos, kui see teada, et Barcelona on löönud meistrite liiga poolfinaalis korduskohtumis Madridi Reali vastu värava. Shakira teatas rahvale, et Barcelona avas skoori ja hakkas siis laulma Pedro lõi värava, Pedro lõi värava. Shangidangidang, vaka värava. Põhjus, miks kaunis lauljatar niimoodi käitus, pole keeruline. Nimelt on Shakira viimasel ajal romantilises suhtes Barcelona mängija Gerard Piquega. On vä? Jaapan. Nii, ja lõpetuseks muidugi käsipallist. Nimelt siis alistas Põlva Serviti HC Kehra 36 jagatud 19-ga. Nii palju siis täna NHL-ist. Spordist ja NHL-ist. See on Raadio 2.